Kutsusime rahva siia Toompeale väga lihtsal põhjusel. Eesti inimesed peavad näitama välja oma seisukohta. Valitsusel ei ole mingit mandaati teha järeleandmisi immigratsiooni küsimuses. Ja valitsusele tuleb kogu aeg seda meelde tuletada, et nende ülesanne on seista Eesti inimeste eest, mitte päästa maailma. Nagu näha oleme praegu siin massimeeleavaldusel, et näidata Eesti seisukohta, et meil ei ole mitte mingisugust õigust, vajadust ega kohustust võtta vastu pagulasi, immigrante ja majanduspõgenikke. Plats on täis, loosungid lehvivad, rahvas kõneleb. See ongi see eesmärk, mida me tahame näidata meie valitsusele, et tuleb arvestada oma rahvaga. Konservatiivne Rahvaerakond ei tegele populismiga, nagu meile vahel süüks pannakse. Me oleme siiralt mures sellepärast, et Eesti rahvale pannakse ette selline ports, mis saab meile kabelimatsuks. Me ei saa lubada endale uut immigratsioonilainet olukorras, kus me alles taastume eelmisest immigratsioonilainest, mis seadis ohtu meie rahvusliku püsima jäämise, meie kultuurilise kestmise ja meie peremehe õiguse meie põlisel kodumaal. Meid ei motiveeri mingi viha või vaen võõraste vastu. Meid motiveerib armastus omaenda inimeste vastu, omaenda maa ja rahva vastu. Ja kui see on ainus erakond Riigikogus, kes võitleb selle eest, siis on valijatel lihtne valik. Kui neid Riigikogus tuleb juurde või ka Riigikogu väliselt, siis see näitab, et meie tegevus on laiema kandepinnaga ja et me ei ole üksi. Aga mis kõige tähtsam, ainuüksi selle tõttu, et me oleme sel teemal nii teravalt sõna võtnud, oli valitsus sunnitud võtma väga selge hoiaku kvootide vastu. Seda survet tuleb jätkata, et valitsus ei hakkaks šlikerdama või kuidagi mingisuguste vingerdavate lahendustega nii-öelda vabatahtlikult ei lubaks sisse ikkagi sama suurt või peaaegu sama suurt kogust immigrante. Esiteks ei ole me põhjustanud ühtegi neist probleemidest, mis praegu Lõuna-Euroopas on. Teiseks on sellele kriisile lihtne lahendus. Piirid tuleb kinni panna ja illegaalsed piiriületajad tuleb tagasi saata sinna, kus nad tulid. See, kui inimene viskab passi üle parda ja teatab, et ta on sõjapõgenik Süüriast, ei tee teda tegelikuks põgenikuks. Illegaalsed immigrandid tuleb piirilt tagasi saata. Need, kes on sisse imbunud, tuleb riigist tagasi saata. See on lahendus, mis on toiminud aastasadu ja miks seda enam tänapäeval ei harrastata, on meile täiesti mõistetamatu. Ma arvan, et iga normaalne eestlane teab, et me oleme väga salliv rahvas. Me oleme rahvas, kes on sajandite jooksul võtnud vastu väga paljusid inimesi väga paljudest eri maailma nurkadest ja me oleme osanud nendega rahumeelselt koos elada. Me oleme osanud nende kultuuri, enda kultuuri sisse sulatada, nende keele sõnu, enda keele sõnade hulka sulatada ja natuke ka oma keelt ja oma kultuuri, nende keelde ja nende kultuuri sulatada. Me oleme praegu siin sellepärast, et me oleme vastu massimigratsioonile. Üritust korraldab EKRE, mina olen Tartu EKRE-st. Me oleme sellepärast massimigratsiooni vastu, et see on meie maa, meil on omal maal probleeme, meil on omal maal vaeseid, kellel ei ole tööd. Ja miks me peaksime siia tooma juurde veel nii palju inimesi Aafrikast, kellele me ei suuda tööd pakkuda? Nendel on ette nähtud nii suured toetused, millest meie inimesed võivad ainult und näha. Meie ei saa nii palju palka, kui nendel on toetus ette nähtud. Neid probleeme tuleb lahendada koha peal Aafrikas, mitte lasta neid siia sisse. Me oleme selle vastu ja me näitame siin praegu oma meelsust. Mõned ajad tagasi rippusid kõikide meie linnade tänavatel loosungid, plakatid, mis teatasid, et mitmekesisus rikastab. Meie oleme seda meelt, et mitmekesisus tõepoolest rikastab. Aga see mitmekesisus tähendab Euroopas rahvusriike, rahvaid, oma keelte, oma kultuuridega, sest see on rikas Euroopa. Mitte Euroopa, mis on muudetud Euraabiaks, mis on kaotanud oma rahvuslikud näod, oma rahvuslikud traditsioonid, oma usud, oma tavad. See on see, mille eest meie seisame. Mitte see, et me oleme kellegi vastu. Me oleme 50 aastat elanud ühe riigi ja ideoloogia surve all.
Me oskasime selles surveolukorras ellu jääda ja me oleme selle surveperioodi jooksul meile tulnud inimestega osanud sobituda. Me oleme neid järk-järgult vastu võtnud ja me ei ole nendega tülitsenud. Nüüd on ees uus periood, kus meie hulka tahetakse tuua inimesi, kes on meile kultuuriliselt, usuliselt ja ka tihtipeale rassiliselt hoopis võõramad. Küsimus ei ole selles, et me ei tahaks ühte Mohamedi või Abdulli või et me ei tahaks ühte tumedanahalist. Küsimus on kriitilistes massides. Ja kui meile praegu püütakse väita, et see 100 või ka 1000 inimest, keda valitsus plaanib vastu võtta, see on ühekordne ja see ei kordu rohkem ja see ei ohusta meid, see ei tee meie rahvale mitte midagi, siis seda me paraku ei saa uskuda. Sest me teame, et maailmas on 50 miljonit pagulast. Kui palju oleks siis Eesti kvoot? Et sõnum on selles, mis siin plakati peal on hetkel ja Eesti ei ole tõesti selleks valmis ja et siin asja mitte poliitiliseks päris kiskuda, on ka see, et tegelikult sisuliselt valitsus on ju reetnud Eesti rahva, aga see ei ole tänase selle me kalli EKRE korraldatud, see ei ole nagu põhisõnum. Ja nii ongi, et ei viha ja ajame rahulikult, sest meie oleme kohustatud täitma Eesti Vabariigi põhiseadust, mida paraku ei ole meie president ega valitsus juba ammu teinud. Ja ongi kõik. Mina ei ole mingi sõnumitooja ega midagi, see on lihtsalt minu enda arvamus. Kas tõesti peame meie võtma kogu maailma mure solidaarsusest enda kanda? Sel ajal, kui meil on 40 000 puudust kannatavat last, sel ajal, kui on meil umbes 10% elanikkonnast tööpuuduses ja meile räägitakse, et me vajame töökäsi. Vabandust, need inimesed, keda valitsus plaanib praegu Eestisse tuua, ei ole töökäed, sest ÜRO konventsioonide kohaselt ei tohigi nad tööd teha. Seega, kui meile öeldakse, et me vajame tööjõudu, siis vähemalt 2 aastat elavad need inimesed meie kulul ja tööd teha ei tohi. Probleem on tõsine, rahvas tundub, et on sellest aru saanud ja siin on suhteliselt mõistlikud seisukohad, sellepärast et keegi ju ei vihka teisest rassist, rahvusest inimesi. Küsimus on selles, et kas nad elavad omal maal või tulevad siia meiega koos elama, meie kõrvale, meie kulul elama. Ja see on see asja mõte. Ja täna just EKRE fraktsiooni poolt andsime sisse seaduse eelnõu algatuse korras, et parlament saaks kontrollida immigratsiooni küsimusi. Need kipuvad libisema Brüsselisse ja me ei saa otsustada ise siin oma, kes siia võib tulla, kes ei või migratsiooni küsimusi, nii et ma küll ei usu, et see eelnõu erilist kõlapinda leiab koalitsiooni poolt, rullitakse ta maha, aga me tegeleme asjaga edasi ja võtame ta päevakorda kas või selle Riigikogu olulise küsimusena saab ka niimoodi menetlusse võtta. Meil on väga hea meel, et nii palju inimesi kohale tuli. See näitab, et Eesti inimestel on kodanikujulgust. See näitab, et Eesti inimestele läheb korda oma maa saatus ja me siiralt täname kõiki, kes võtsid vaevaks siia kohale tulla ja kes näitasid välja julgust oma seisukohta avaldada.